Tere õhtust, head Pärnu linna hariduse sädelinnad, hariduse sõbrad ja toetajad. Tere õhtust, head õpetajad! Tervitame teid õpetajate päeva puhul ja soovime meeldivat õhtut. Mina olen Jaanus Mehikas, olen Naudru kooli matemaatikaõpetaja ja soovin teile kõigile ilusat õpetajate päeva. Mina olen Vesse Leo, Pärnu Mai kooli 9. klassi õpilane. Ka mina soovin kõikidele õpetajatele rõõmsat pidupäeva. Jaanus, kas sa tead, kes on õpetaja? Muidugi tead, vaata mind. Mina olengi matemaatikaõpetaja. Ja kui sa mind vaatad, kuidas ma paistan, kas näen välja nagu õpetaja? Arvan, et oled lahe õpetaja. Aga kas ka hea õpetaja? Kõik meesõpetajad on head õpetajad. Aga tead, Vesse, mulle meeldib ühe Kuninga tänava põhikooli õpilase ütlus, et õpetaja on eeskujulik täiskasvanu, kellega on võimalik koostööd teha. Kas pole hästi öeldud? On. Ja minule meeldib ka koostööd teha ja täna teeme koostööd sinuga ja Pärnu linnaorkestriga. Vaatame, kuidas see koostöö meil õnnestub. Nõus. Head õpetajad, tänasel pidulikul õhtul on meid tervitama tulnud Pärnu linnavolikogu esimees Siim Suursild. Härra volikogu esimees, palun lavale. Lugupeetud koolidirektorid, lasteaiajuhatajad, õpetajad, noorsootöötajad, hariduse sõbrad. Ma ei tea, kas see oli juhus või oli lihtsalt kokkusattumus, et TalTech ja ERR otsustasid vahetult ennem õpetajate päeva panna proovile ja meenutada eestlaste koolis õpitud matemaatikaoskusi. Ligi 20 000 inimest istus taas lahendama kooli ajal õpitud ülesandeid ja üks nendest olin ka mina. Sattusin jälle olema koolipoiss koolipingis ja tegema matemaatika kontrolltööd. Ja minu üllatus oli suur, et 40 aastat tagasi Pärnu Ülejääkoolis 4. keskkoolis õpitust oli nii palju meeles poisil, kes just väga palju ei pööranud tähelepanu tol ajal õppimisele. Nii et õpetajad, teie töö on üle aegade kestev ja need oskused säilivad pikkadeks aastateks. Muidugi ei olnud ma nii tubli kui minu kaaslinlased Kaspar Palmsaar ja Andrei Korobeinik, kes tegid matemaatika oskuste testi maksimumpunktide peale. Aga Pärnu on õnnelik linn. Õnnelik linn sellest, et teie, kes te olete siin saalis, olete loonud keskkonna, kus alusharidus, põhiharidus, gümnaasiumiharidus, huviharidus, kutseharidus ja ka kõrgharidus on seotud üheks terviklikuks süsteemiks. Pärnu lapsed saavad täieliku võimaluse arendada enda oskusi ja teadmisi siin linnas kuni kõrghariduseni välja. Ja see on ühe linna jaoks äärmiselt tähtis. Te näete, et meie lasteaiad, meie koolid on õpilasi täis. See on usalduskrediit, mida annavad lapsevanemad, et tulevad siia Pärnusse elama, täidavad koolid lasteaiad lastega ja tagasisidestavad koole, et teil oleks materjali, millest vormida tublid üleriigilised olümpiaadide võitjad, konkursside võitjad, tippsportlased ja ma tean, et Pärnu linna gümnaasiumide lõpetajad on
avasõli oodatud kõigis Eesti kõrgkoolidesse ja mitte ainult Eesti kõrgkoolidesse, ka rahvusvahelistesse koolidesse. Kui linnas on noori, siis linn on elujõuline ja jätkusuutlik. Siinkohal on mul Pärnu linnavolikogu esimehena hea meel tänada teid Pärnu linnavolikogu nimel, Pärnu linnavalitsuse nimel tehtud süstemaatilise töö eest. See töö on märkisväärne ja ennastunustav. Ma tean, mul endal on kodus üks pedagoog, kes ka kodused tunnid veedab tihti kontoris ja teeb koolitööd. Ja tuletan teile meelde lisaks, et ärge laske uinutada tänaste noorte püüdu vedada läbi haridustee või treeningud ainult naeratusega. Kindlasti paljud teist olid genialistide kontsertil sel aastal, kus meenus õpetajate laul, et need naeratusega läbivedajad ei peaks aastaid hiljem meenutama genialistide laulu lõpus salmi, kus oled sa, kus oled minu õpetaja hea. Miks sa ei õpetanud mind elama, miks läbi ei löö naeratusega, miks ma ei saa, vaid naeratusega. Ilusat õhtut teile! Meie pidulikul õhtul osaleb ka abilinnapea Ene Täht. Austatud abilinnapea, palume teid lavale. Armsad hariduse usku head kaasteelised. Selline eriline tunne on täna seista teie ees. Ja veel erilisemaks teeb see selle, et täna me oleksime justkui kõik üks pere siia kokku saanud. Meie Pärnu linnas on põimunud kokku kõik valdkonnad. Me ei saa eristada haridust, me ei saa eristada kultuuri, me ei saa eristada sotsiaaltööd, me ei saa eristada ehitust, ei teedeehitust ega sillaehitust. See kõik on põimunud ju tegelikkuseks üheks tervikuks, sellepärast, et need, kes ehitavad meile sildu või need, kes mängivad meile linnaorkestris, on tegelikult käinud kõik koolis. Ja koolist me saame tavaliselt need akadeemilised teadmised, kuid koolist me saame tavaliselt kaasa need tunded, need oskused ja teadmised, mida me saame siis, kui me suhtleme oma õpetajatega vahetunnis või kui meil on kujunemas välja erinevad hoiakud, mida me kanname kogu oma elu. Ja selles suhtes ongi kõige olulisem see, et me oleme koolis õpetajad ja nii nagu tavatsetakse öelda, õpetajad suure algustähega, õpetades kogu eluks vajalikke oskusi, teadmisi, tundeid ja kõike muud, mida me eluks tegelikkuses vajame. Meil Pärnu linnavalitsuses haridusosakonnas oli teile 3 tundi Pärnu ühisgümnaasiumist noored töövarjud. Me panime tegema neid oma igapäevategevusi ja pärast, kui nad olid need väiksed vahvad armsad ülesanded ära täitnud, mis olidki justkui tegelikult see haridusametniku töö ja me saime nende käest niivõrd palju huvitavat ja positiivset tagasisidet ja tegelikkuses ka uusi teadmisi ja oskusi. Ja sellepärast soovingi ma teile kõikidele, et kuulakem meie noori ja kuulakem neid päriselt, sest et nemad viivad seda meie linnaelu edasi ja nemad näevad seda elu hoopiski teise külje alt ja nemad teavad,
mis neile tegelikult ka mõjub. Me arutasime teadet, kuidas Pärnu linna noortevolikogu valimisi läbi viia. Ja tõele me peame au andma seda, et aeg käib meiega nii kiiresti, et tunnistame ausalt, me olime TikToki ära unustanud. Jah, aga vaat sellistest väikestest asjadest koosnebki see meie igapäeva õnn ja õnnestumine ja kõik see suur koostöö. Aitäh teile kõikidele ja aitäh head koostööist Pärnu linna. Ilusat pidupäeva! Vesse, kas sina tead, kuidas meie õpetajaid, hariduse sõpru ja toetajaid tunnustatakse? Kuidas saame teada, kes on käesoleva aasta õpetaja või kes on hariduse sõbrad? Ei tea, kuid arvan, et sina tead. Palun räägi lühidalt, kuidas parimad välja selgitatakse. Teeme nii. Parimad haridustöötajad valitakse välja 3 tasandil. Riiklikul, maakondlikul ja linnatasandil. Esmalt siis riiklik tasand. Riiklikule tasandile esitas kandidaadid Pärnumaa Omavalitsuste Liidu komisjon. Riiklik komisjon valis käesoleval aastal nominentideks ka 4 Pärnu linna õpetajat. Tuuli Koitjärv, Virve Lank, Elko Niit ja Elle Kera. Slaidilt on näha ka kategooriad ja asutused, kust õpetajad siis pärit on. Laureaadid kuulutatakse välja 5. oktoobril Jõhvi kontserdimajas ja loodame, et mõni laureaadi tiitel tuleb siis Pärnu linna ka. Head riikliku tasandi nominentid.
palume teil püsti tõusta, et saaksime teid õnnitleda. Aplaus teile! Maakonna tasandil valib parimad haridustöötajad välja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu komisjon. Eile toimus maakonna parimate haridustöötajate tunnustamine. Maakonna parimateks haridustöötajateks nimetati ka 14 Pärnu linna õpetajat ja haridustöötajat. Tublisid õpetajaid on nii palju, et nende nimed ei mahtunud ühele slaidile äragi. Jah, meie linnas on tõesti väga palju tublisid õpetajaid. Järgnevalt loeme ette nende õpetajate nimed, kes pälvisid eile maakondliku tunnustuse. Sigrid Säinas, Tuuli Koitjärv, Urmas Lekk, Elmu Mägi, Karlo Tamm, Liina Õmblus, Virve Lank, Peep Eenraid, Terje Jürivete, Sirje Suurevälja, Ene Tannebaum, Kalle Mättas, Erko Niit, Maarja Avamere. Õnnitleme Pärnumaa tublisid haridustöötajaid. Aplaus! Nüüd teame, kes kandideerivad riiklikul tasandil. Teame, kes said maakonna parimateks õpetajateks. Aga kuidas me saime teada Pärnu linna parimad õpetajad? Pärnu linna parimad haridustöötajad valis välja linna hariduspreemiate määramise komisjon, kuhu kuulusid hariduse abilinnapea, haridusosakonna juhataja, osavaldade juhid ja haridusspetsialistid. Linna tasandil toimus konkurss 13 kategoorias. Igast kategooriast valiti välja 3 nominenti, kelle hulgast kuulutatakse täna välja laureaadid. Ja linn tunnustab neid hariduspreemiaga. Pärnu linna konkursile esitati kokku 84 kandidaati. Meie linnas on palju suurepäraseid õpetajaid, kellel on sära silmades ja naeratus näol, õigemini naeratus peas, nagu ütleb õpetaja kohta üks Kuninga tänava kooli tubli õpilane. Jaanus, mul on sulle ettepanek. Teeme täna üheskoos meie õpetajale Kai. Palun tutvusta, kuidas me seda teeme. Suurima hea meelega. Räägime üle, keda me kutsume lavale ja anname teada, kes saab Pai saalis. Kõigepealt nimetame igas kategoorias 3 nominenti. Ekraanil kuvatakse nende nimed. Seejärel kutsume lavale laureaadi, kellele linnavolikogu esimees ja abilinnapea annavad üle laureaadi tunnistuse ja lilled. Lubame, et hariduspreemia laekub laureaadi kontole esimesel võimalusel. Seejärel tehakse laureaadist foto koos volikogu esimehe ja abilinnapeaga. Laureaadil on võimalus soovi korral ka sõna võtta, selle tarvis ka mikrofon. Samal ajal, kui laureaat lavale kutsutakse, palume nominentidel püsti tõusta. Pärnu Ühisgümnaasiumi noormehed Daniel Tobias lehvitab sealt ja Daniel Tobias Tõkke ja Tormi Väli lehvitab ka. Annavad nominentidele üle linnapea tänukirja, lilled ja kotikese, kus on Pärnu märk, voldik kõikide tunnustusele esitatud õpetajate nimedega ning väike voldik, milles on Pärnu Kuninga tänava põhikooli õpilaste mõtteterad koolist, õppimisest, haridusest, aga ka vahvad killukesed direktori ja õppejuhi kohta. Vesse, kas sulle jäi see kõik meelde, kuidas me täna koostööd volikogu esimehe ja abilinnapeaga teeme, kuidas me neile õpetajatele Pai hakkame tegema? Jäi meelde, kuid kordan lühidalt üle. Laureaadid lavale,
nominentidel palume püsti tõusta. Just. Oled nutikas ja said väga hästi hakkama. Kas alustame? Alustame, kuid kutsume koostööle ka volikogu esimehe Siim Suursilla ja abilinnapea Ene Tähe. Palume teid lavale. Vesse andis loa alustada, nii et ma siis alustan esimese kategooria. Aasta lasteaiaõpetaja. Aasta lasteaiaõpetaja nominendid on Tiina Kalmaru, Sigrid Säinas, Kätlin Roman. Laureaadi kohta on öeldud, et ta on suurepärane sädeõpetaja, kellel jagub energiat ja ettevõtlikkust. Ta on õpetaja, kelle jaoks ei ole miski võimatu. Ta oskab lapsi suunata headele tegudele, paneb tähele igaühe erisusi ja loovust. Aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Kätlin Roman. ja palume ka nominentidel püsti tõusta. Ilmselt ilma järgmiste videodega on lihtsam minna mikrofoni juurde, nii et võib-olla kasutab selle võimaluse ära. Miks ma siin olen? Seda peab küsima nende käest, kes mind üles andsid ja kes mind välja valisid. Aga nagu juba öeldud, et kuna ma tegutsen alushariduses, siis ma tahaksin eelkõige tänada oma alushariduse õpetajaid Eha Kentalini ja Malle Kuningat, kelle käest kindlasti ma selle pisiku sain. Ja veel sooviksin tänada oma juhtkonda ja oma meeskonda, kes lasevad olla mul see, kes ma olen ja teha seda, mis ma soovin. Aitäh! Järgmine kategooria on aasta klassiõpetaja. Aasta klassiõpetaja nominendid on Tuuli Koitjärv, Ülle Vares, Rutt Vaga. Klassiõpetaja laureaat suunab õpilasi toimetama meeskonnana. Ta tagab turvalise õpikeskkonna ja rakendab erinevaid meetodeid. Tema tundides valitseb positiivsus, õpihuvi ja õpirõõm. Ta toetab õpimotivatsiooni. Oluliseks väärtuseks on empaatia, uuendusmeelsus ja tolerantsus. Aasta klassiõpetaja on Tuuli ja palume ka teistel nominentidel püsti tõusta.
ilusat pidupäeva, mõnusat olemist. Ma tänan kõiki neid õpetajaid, mitte ainult klassiõpetajaid, kõiki oma kooli õpetajaid, Pärnu linna õpetajaid, neid on nii palju, kellega on koos ühiselt väga palju tehtud. Ja tegelikult oleme nüüd sel sügisel uue hoo sisse lükanud Pärnu linna algklassi õpetajate meeskonnale, nii et ma usun, et tuleb veel tegusam aasta, kui eelmine oli. Aitäh! Tervist! Mina olen Robi Salumets, aga see pole üldse praegu tähtis. Palju tähtsam on see, et kõik teie siin, teie soontes kuulab lisaks veele ka sõna haridus. Ja vaadates, mis te olete teinud ja mis te jätkuvalt teete ja mis te hakkate tegema, see on lihtsalt, see vapustab. Sügav soe kummardus teile. Te olete vägevad. Ja muidugi Maikooli laudkond, Pärnu Maikool, kus te siin olete, suured kallid teile, sest tänu teile saan mina olla nüüd ju teil muusikaõpetaja. Aga pikk jutt tähendab enamasti seda, et tähtis asi tegelikult juba öeldud. Ja kui tohib lubate, siis ma kostitaksin teid natukene muusikaga. Mis te arvate?
ja jätkame. Kategooria aasta põhikooli aineõpetaja. Aasta põhikooli aineõpetaja nominendid on Silvia Ajus, Marika Vahter, Tiia Tamm. Põhikooli aineõpetaja laureaati iseloomustavad järgmised sõnad. Mõistev, abivalmis, toetav, samas tulemuste saavutamisele järjekindel ja nõudlik. Õpetaja on oma töös väga pühendunud ning sportliku õpetajana on ta eeskujuks oma õpilastele ja kolleegidele. Aasta põhikooli aineõpetaja laureaat on Marika Vahter!
õpetaja Marika on juba ühed tänusõnad täna öelnud, nii et koolidirektorina ütlen ühe lause mina. Nimelt, õpetaja Marikal on täna topelt rõõmus päev. Me tuleme siia Audru osavalla õpetajate päeva tähistamiselt. Õpetaja Marika sai aastate õpetaja Audru osavalla laureaadiks. Kategooria aasta gümnaasiumiõpetaja. Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid on Anneli Raid, Elmu Mägi, Margit Roomet. Laureaat on optimistliku suhtumisega õpilastesse. Ta kujundab positiivse ja innustava õpikeskkonna, suunab edukaid õpilasi omandama tehnikaalast haridust ja äratab noortes huvi insenerihariduse vastu. Aasta gümnaasiumiõpetaja laureaat on Elmu Ma tänan kõiki, kes on mind aidanud, ma tänan kõiki, kes on mind esitanud ja tegelikult on üks väike võlg. See võlg on nimelt selles, et ega mul nii edukaid õpilasi ei oleks gümnaasiumis, kui ei oleks teid, lasteaiaõpetajad, kui ei oleks teid, põhikooliõpetajad. Väga-väga tänan teid. Te olete väga head tööd teinud. Ja kui ka läks inseneri erialadeks, siis tegelikult minu maailmavaatega on ma praegu kiirelt arvutan peaaegu 4500 õpilast füüsikas, aga inseneri nendest on umbes pooled. Tänan! järgmine kategooria, aasta klassijuhataja. Aasta klassijuhataja nominendid on Riina Arva, Urmas Lekk, Kaja Lillipuu. Klassijuhatajana on ta suutnud oma klassis luua 11 toetava meeskonna. Tänu temale on noored eluks kaasa saanud õiged väärtushoiakud. Ta on meheliku viisakuse eeskuju. Aasta klassijuhataja laureaat on Urmas Lekk. Palume nominentidel ka püsti tõusta.
Aitäh heade sõnade eest. Meie üks koht. Kõige rohkem ma tänan muidugi oma klassi, lapsevanemaid ja võrratuid kolleege. Aitäh! Ühed olulised abilised õpetajatele on tugispetsialistid. Kuulutan välja järgmise kategooria, milleks on aasta tugispetsialist. Aasta tugispetsialisti nominendid on Terje Jürivete, Liina Õmblus, Kristina Ehvert. Laureaat on kooli tugisüsteemi ja tugitiimi töö eestvedaja. Ta on algatanud ja arendanud toimiva koostöö lastevanemate, kolleegide ja õpilastega. Ta on nõustaja ja ekspert ning Eesti Eripedagoogide Liidu esimees. Aasta tugispetsialisti laureaat on Liina palun õnnitlemiseks püsti tõusta. Kes päriselt teavad, et kõnepidamine ei ole üldse midagi, mida mina teha tahaks. Aga ma tegelikult praegu siin olles tahan öelda küll suur aitäh kõigile nendele inimestele, kes minu ümber on ja lubavad mul teha seda tööd, mis tõesti õnnelikuks teeb. Aitäh!
ja mina tahaksin ka teid tänase päeva, tänase õhtu puhul tervitada. Mul on väga hea meel, et ka minul on olnud võimalus 2 Pärnumaa koolis õppida ja õpetajatelt, kellega ma olen kokku puutunud nende lausa 13 aasta jooksul, sest 1 aasta ma tegin vahetust välismaal, siis need õpetajad, kes minuga olid, andsid mulle tohutult palju enesekindlust ja tarkust, tarmukust, haritust ja ma olen väga tänulik, et ma olen täna see ja ma arvan, et ma ei oleks selline inimene, kes ma praegu olen ilma teieta. Aitäh, õpetajad! Järgmine kategooria. Aasta kutseõpetaja. Laureaadi kohta on öeldud, ta on valmistanud ette tööturule hinnatud spetsialiste sisetööde elektriku erialal. Tema eestvedamisel on Pärnumaal tekkinud valdkonnapõhine kompetentsikeskus, mida tunnustavad ettevõtjad, kutseõpet pakkuvad koolid ja erialaliidud. Tugeva praktikuna on õpetajal autoriteet ja eeskuju õpilaste hulgas.
aasta kutseõpetaja laureaat on Karlo Tamm. Nominente selles kategoorias ei olnud. Halloo, tere! Kõigepealt tänusõnad neile, kellele tänu ma siin nüüd seisan. See on iga nuhke tunne. Ja teiseks mul on hästi tähtis teadaanne teile. Head õpetajate päeva meile kõigile. aasta huvialaõpetaja kategooria. Aasta huvialaõpetaja kategooria nominendid on Anu Ojamaa, Erko Niit, Maarja Palu-Teealu. Ta on inspireeriv ja loov õpetaja, kes toetab muusikaõpingute kaudu noorte arengut ning on veendunud, et noori arendab eelkõige neid kõnetav muusika. Ta on tunnustatud tegevmuusik, helilooja ja hinnatud produtsent. Õpetaja suurte tähtedega. Aasta huvialaõpetaja laureaat on Erko palun õnnitlemiseks püsti tõusta. midagi ütlema. Ma teen selle tänu ikkagi ära, et aitäh Sütavaka humanitaargümnaasium ja Pärnu muusikakool, aitäh, teeme selle ikkagi ära. Aga tegelikult minu esimene kitarriõpetaja oli Tiit Paulus ja tema sõnad enne seda, kui ma läksin muusikat edasi õppima, olid need, et Erko, et sa ei pea minu pärast õppima minema, et oluline on see, et sa tunneksid muusikast rõõmu. Tiit on siis olnud minu edasiste kõikide kitarriõpetajate õpetaja. Ja siis ta ütles, et isegi kui sa oled kunagi Eesti Panga president, et kui sa võtad sõprade seltskonnas kitarri välja ja tunned sellest rõõmu ja teed seda maitsekalt, siis see on tema jaoks kõige olulisem.
seda olen proovinud enda õpilastele edasi anda ja proovinud teha seda enda elukaaslase Lauraga tandemina ja teeme ka edasi. Aitäh kõigile! Aasta noorsootöötaja. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega. Ta on armastusega noorsootöö juures. Ta suudab oma naeratuse ja rõõmsa olekuga saavutada noortega esmase kontakti mängeva kergusega. Aasta noorsootöötaja on Polina Boberskaja. Täna on väga imeline päev. Kui ma tulin koju, mitte koju, tööle. Ja siis tegelikult see on teine koju. Aga ma astusin ukse sisse ja siis ma nägin mingi kirju plakat. Ja mõtlesin uuesti, noored midagi unustasid. Kui ma astusin lähedamal ja siis ma nägin, et see mingi õnnetlus ja nad kirjutasid palju õnne aasta noorsootöötaja. Ja siis see oli nii armas. Ja siin, kui ma sain neid lilled, ma tunnen, et mul pisarad veel. Aga aitäh minu kallid kolleegid, aitäh kogukond ja tegelikult aitäh kõik, kes teevad koostööd. Aitäh! Vesse, kas sa kujutad ette sellist kooli, kus ei ole ei õpilasi ega õpetajaid, kus ei ole isegi koolijuhti? Ei kujuta. See ei olegi ju siis kool. Kool on ikka õpilaste jaoks. Arvan, et igas lasteaias ja koolis peab olema ka direktor, kes langetab tähtsaid otsuseid. Mis sina arvad? Mis koht see kool on? Kooli kohta on tabavalt öelnud üks Kuninga tänava kooli õpilane, kelle sõnade kohaselt on kool koht, kus me saame sõpru, tarkust ja mälestusi. Ma arvan, et sellises koolis peab kindlasti olema ka hea juht, kes aitab leida sõpru, laseb õpilastel tarkust koguda ja mis kõige olulisem, aitab kooliajast mälestusi luua. Kategooria aasta õppeasutuse juht. Aasta õppeasutuse juhi nominendid on Anne Kalmus, Peep Eenraid, Kristel Kallau. Laureaat on koolijuht, kes teeb oma tööd suure hinge ja pühendumisega. Ta on oma hoiakutes eeskujuks õpilastele, õpetajatele, kolleegidele ja lastevanematele. Ta on hariduse ja kultuuri väärtustaja. Aasta õppeasutuse juhi laureaat on Peep. Nominentidel palun õnnitlemiseks püsti tõusta.
suretanud märkajatele. Aitäh tunnustajatele, head õpetajate päeva! Siiski näib see sama lugu 1000 korda kenam. Nüüd mil tunnen tõeliselt sind. Kui loojangul täib, ma rändama olen, otsima rända. Ühtsini lindu selle nutikamad õpetajad teavad, siis pika istumise peale aju tahab natukene nagu kokku joosta. Järgmise loo ajal võite vabalt teha seda toolilt püsti tõusmist ja siin ees on natukene vaba ruumi, kes soovib natukene tantsu vihtuda. Kes ei julge, siis pead võib nõksutada ja kaasa laulda. Seda ma usun, et te oskate. Ja sul on kiire, on päev
ma just üks päev mõtlesin, et huvitav, miks üks korralik bänd, kui ta läheb lavale esinema, peab tegema vähemalt 3 setti, sellepärast, et Eesti mehe jaoks on see 3. alles esimene, mida tantsida. Aga läheme nüüd edasi. Kategooria aasta hariduse sõber. Aasta hariduse sõbra kategooria nominendid on Urmas Sule, Kalle Mättas, Urmas Rahnel. Laureaadi eestvedamisel sündis idee kuulutada välja konkurss ja pakkuda välja stipendium, et leida Pärnusse üks särasilmne ja innustunud matemaatikaõpetaja. See ettevõtmine väärib eeskuju. Laureaat on Metsagrupp Pool juht, MTÜ Heategevusfondi Pärnu juhatuse ja Pärnu Rotary klubi liige, kes juhindub inimlikest väärtustest ja tegeleb heategevusega ning panustab ettevõtjana haridusse. Aasta hariduse sõbra kategooria laureaat on Urmas Rahnel. Nominentidel palun õnnitlemiseks püsti tõusta. Ma ei ole vahetanud sugu. Urmas Rahnel on haige ja täna hommikul oli meil veel vestlus, ehk ta ikkagi saaks tulla, aga ta ei saanud. Ja kui ma nüüd mõtlen selle teo peale, siis oli inimene, kes leidis, et reaalainete toetamine on ka ettevõtjate asi. Ja Andres, sinuga koostöös, Rotary klubiga koostöös võtsime me siis ette, et me toome Pärnumaale ühe reaalaine ägedam õpetaja. See oli pöörane ettevõtmine, konkursi kuulutus tekitas matemaatikaõpetajates tohutut furoori üle Eesti. Me saime suurepärase õpetaja Väike-Maarjast ja ma tean, et sama projekt jätkub ka Mai kooliga. Nii et aitäh Rotarit ja aitäh Urmas, kes oli tegija, mitte ainult rääkija. Ja ilusat õpetajate päeva! kategooria aasta haridustegu. Aasta haridusteo nominendid on Vaikuse kool haridusteoga 2 rahvuslillemängud, Pärnu Mai kool haridustegu kaasava hariduse õpikeskuse loomine, Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ühine ettevõtmine õppekava lõiming. Aplaus! Haridusteo laureaadi kohta on öeldud. Õppekava lõiming, see on 2 kooli õppekava arendus, kus õppijal on võimalus alustada õpinguid kutsekoolis ja jätkata kõrgkoolis. Lõimitud õppekava on regionaalselt oluline turismipiirkonna arenguks. Aasta haridusteo kategooria laureaadid on õppekava lõiming.
ületamiseks püsti tõusta. Linnavalitsusele, et olete mind märganud ja täna mitu korda läbi käinud sõna koostöö ja tõesti koostöö on see, mida me oleme siis püüdnud teha siin kahe haridustaseme vahel, et see on tulnud küll vahel ka suurte raskustega, aga oleme hakkama saanud sellega. Nii et tänud kõikidele kolleegidele siis Pärnu kolledžist, kes meid toetasid ja Pärnu Kutsehariduskeskusest. Aitäh teile! Oleme jõudnud tänase piduliku õhtu viimase kategooria juurde. See on elutööpreemia. Vesse, palun anna teada, kes on selle kategooria nominendid. Elutööpreemia nominendid on Tiina Voolas, Kärt Jakobson, Heli Tooman. Laureaat on kogu Eesti turismihariduse silmapaistev edendaja. Ta on koostanud erialaseid õpikuid, avaldanud artikleid, esinenud ettekannetega hariduskonverentsidel, osalenud rahvusvahelistes õppekavade arendusprojektides, korraldanud rahvusvahelisi turismialaseid konverentse. Tema õpilasteks on olnud rohkem kui 2000 üliõpilast. Ta kannab kauaaegse ja silmapaistva töö eest auväärset emeriitdotsendi tiitlit. Ta on särav õppejõud, kes paneb suured auditooriumid kuulama ja kaasa elama. Pärnu linna aasta hariduse elutööpreemia laureaat on Heli Tooman. päeva. Ma olen südamest liigutatud ja tänan, kes mind on esitanud ja välja valinud selle auväärse tiitli jaoks. Ma olen siiralt õnnelik, et mul on olnud võimalus töötada Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis selle asutamisest alates ja ma arvan, et midagi paremat ei oleks minu elus juhtuda saanud. Ma tänan kõiki, kes sellel pikal teekonnal on minu kõrval ja minu selja taga ja minu ees ja kus iganes veel olnud, need on olnud imelised aastad ja ma tänan kõiki. Head õpetajate päeva ja edu teile kõigile. Aitäh volikogu esimehele Siim Suursillale ja abilinnapeale Ene Tähele suurepärase koostöö eest. Head 2024. aasta laureaadid, nominendid, hariduse sõbrad
ja toetajad. Täname teid suure südamega tehtud töö eest, mida te teete Pärnu linna hariduse heaks. Rääkisime õhtut alustades, et koostöö on igas ettevõtmises väga tähtis. Vesse, mis sa arvad, kuidas meie koostöö läinud on? Kas läks korda? Kindlasti läks korda, kuid ega me ainult kahekesi tööd teinud. Mina arvan, et õhtu kordaminekuks tegime suurepärast koostööd ka nendega, kes on laval ja publikuga, kes saalis istub. Ja, väga õige tähelepanek. Head õpetajad, tänase muusikalise pai tegid teile Pärnu linnaorkester ja meie noored tänan. Seisame siin laval kahekesi, sina, õpetaja ja mina, õpilane. Aitäh sulle, õpetaja! Võta heaks tubli õpilase. Head õpetajad, meie aktus hakkab küll lõppema, kuid õhtu läheb siiski edasi. Jaanus, mis meid veel ees ootab? Aktuse lõpetab Pärnu linnaorkester ja pärast seda tuleb paus ning siis juba kutsutakse teid pidulikule õhtusöögile. Aga nüüd palun Pärnu linnaorkester.
kummarduse täname Pärnu linnaorkestrit, täname dirigenti Edmar Tuul, täname soliste Marta-Lotta Kukk, Robin Salumets, täname Pärnu linnaorkestri kontsertmeister